Täna teema käsitleb elektripaigaldise projekteerimisdokumentatsiooni sisu. Esimene oluline osa on seletuskiri ja standardid. Projektidokumentatsioon peab sisaldama põhjalikku seletuskirja, kus on selgelt loetud kõik aluseks võetud standardid. Siinkohal on väga tähtis vältida copy-paste meetodeid varasematest projektidest. Oleme kahjuks näinud olukordi, kus seletuskiri räägib asjadest, mida konkreetses paigaldises üldse ei ole. Või vastupidi, olulised detailid puuduvad seletuskirjas. See põhjustab suuri probleeme ja ebatäpsusi. Standardite loetelu peab olema täpne, näiteks EVS HD 60364 seeria koosneb paljudest osadest. Kui soovite neid peatükkide kaupa välja tuua, olge eriti konkreetsed. Vastasel juhul piisab ka seeria üldisest viitest. Samuti pidage meeles, et standardid uuendavad tihti. Kui lisate aastanumbreid, veenduge nende täpsuses ja kontrollige aeg-ajalt Eesti standardikeskuse kodulehte. Kas uusi redaktsioone ei ole ilmunud. Teine oluline osa dokumentsioonist on välisvõrgud sidumise plaan. See plaan näitab elektripaigaldise toiteosa alates liitumispunktis, mis on koostatud geodeetilisel alusel. Sellel joonisel tuuakse tavaliselt välja kahelate lühisvoolud ja pingekaod. Elektrifirmad, näiteks Elektrivee, esitavad oma tehnilist tingimustest liitumispunkti lühisvoolu arvutamiseks vajalikud sisend näivtakistuse parameetrid. Suurem osa neist andmetest tänapäeval piisavalt täpsed, kuigi üksikud muudatusi võib esineda. Oluline on eristada avariirežiimi suurimad võimalikud lühisvoolud ja kestvad väljakujunenud lühisvoolu. Võrguoperaator kasutab avariirežiimi lühisvoolu oma seadmete valikul. Tarbija poolel see suurim avariilühisvool aga kunagi ei kandu. Seal on tavaliselt teada kestvat lühisvoolu väärtust, mis on avariivoolust väiksem. See informatsioon on kriitilise paigaldise ohutuse ja korrektse dimensioneerimise seisukohalt. Kursuse hilimise osades vaatame ka trafovõimsuste tabeleid, mis aitavad hinnata lühisvoolde suurusjärke erinevate trafode järel. Kolmandaks on projekteerimisdokumentatsiooniks vaja esitada elektripaigaldise üldine struktuurskeem. Selle skeemil peavad olema selgelt toodud ahelate lühisvoolud ja pingekaod. See on töö, mida elektriprojekteerija hoolikalt välja joonistavad. Sisendandmed eelkõige lühisvoolu liitumispunktis on siin juures äärmiselt olulised. Need andmete täpsused mõjutavad kogu paigaldise kavandamist. Lisaks neile põhiosadel on alati oluline meeles pidada, et peame pidevalt kontrollima standardite kehtivaid versioone ja redaktsioone. Standardiameti koduleht on selleks parim allikas. Projekteerimijatel soovitame sõlmida Eesti standardikeskuse lepingu, et olla kursis kõikide muudatustega. Kliendina saavad märkida huvis pakkuvad standardeid ja need siis elektrooniliselt järelevalve all olla. Kui ilmub uus redaktsioon või isegi projektitöösse standardi ametisse, saate selle kohta eraldi teavituse. Samuti on võimalik tellida kord kuus uudiskiri, mis annab ülevaate uutest standarditest. See aitab teil saada vajalikku informatsiooni operatiivsemalt ja olla alati kursis viimaste nõuetega, eriti elektrotehnika valdkonnas.